Tšau, kuutarokad, olen siis otsustanud ära lõpetada personaallugemiste tegemise ja samas ka siis e-mailidele vastamise, et need tasulised personaalasjad siis jätan ära, kuna soovin lihtsalt rohkem aega pühendada iseendale ja muudele asjadele elus. Et piisab küll sellest, et nädalas teen 2 õhtut tarovideosid ja saate neid videosid vaadata, aga siis personaalasjad lõpetan ära. Muidugi võimalus on loosimängudes siis ikkagi personaallugemist võita, et sellega ma olen nõus, eks ju, et peregrupi igakuises loosimängus ja Instagramis, kui teen siis mingi loosi, eks ju, et siis seal võib teha nagu personaallugemise, aga nii-öelda tasulised asjad lõpetan ära. Et natukene palju on seda minu jaoks, et inimesed ikka kirjutavad ja ei ole seda aega lihtsalt teha neid asju ja tahaks teha muid asju. Aga vaatame siis selles videos üle, mida siin toob järgmine nädal kõigile 12 tähemärgile. Tšau kõikidele jääradele, kindlasti visake videole like nuppu ja kui soovite siis saada muid hüvesid, siis kindlasti liituge Kuutaro peregrupiga või jälgige mind ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis lähitulevik teile toob. Üldenergia kaardina võtame jäärale välja müntide 7. Müntide 7 on niisugune töövilja maitsmise kaart. Ütleme niimoodi, et siin on hea nagu niisugune rahaenergia. Mingil määral aga natukene võib see müntide 7 niisugust nagu väsimust ka tähendada. Et selles mõttes see on selline kaart, mis ütleb, et kiirustada siin ei ole vaja. Võib-olla võtke korraks hoopis hetk puhake, vaadake olukorda siis nii-öelda eemalt või kuidagi nagu kõrvalpilguga, hinnake asjad üle ja siis tehke edasisi plaane ja tegutsege nii-öelda. Et siuke hea rahaenergia kaart, aga mis ütleb, et võib-olla peate nagu üle vaatama ja mingid plaanid. Vaatame edasi ja tuleb järgmise kaardina kohe sauade 10 välja ja sauade 10 siis raske koorma vedamine, liigsed kohustused, eks ole, aga jällegi positiivse energiaga kaart, sellepärast et tegemist on 10. numbriga. Ja 10 on alati siis nii-öelda tsükli lõpukaardid ja tähendab see teie jaoks siis seda, et saab läbi mingi raske tsükkel, kus olete pidanud kandma mingeid kohustusi või on mingid mured siin olnud. Et see on selline murede seljatamise kaart ja uue tsükli algus, et positiivsed energiad hetkel jäärale. Järgmise kaardina tuleb välja karikate äss ja romantilised energiad. Võib tähendada see kaart kindlasti mingit uut suhet, aga hästi palju siis jah, romantikat, kirge, emotsioone. See on niisugune külluslik kaart. Kellegi jaoks võib tähendada see kaart pulmi ja isegi rasedust ja siukseid asju. Et ülimalt tugev siis selline suhteenergia nüüd siin jäära lugemises sees. Positiivsed uued algused kindlasti ja tuleb selle peale kohe välja ka sauade rüütel ja sauade rüütel peaks siis olema selline kütkestav kirglik isik, veits siuke hulljulge, aga kindlasti siis on rüütli taustaja kaardid, võib olla flirtiv austaja siis teie teele sattumas. Muidugi võib see kaart tähendada ka teie enda energiat, eks ole, et võib-olla tunnete ennast hästi loova ja kirgliku ja aktiivsena. Et võimalusi siin selle kaardiga on, aga kuna siin just tuli ka see karikate äss, siis ma arvan, et siin on niisugune nagu austaja energia. Järgmise kaardina tuleb aga välja karikate emand. Ja karikate emand on nüüd siis selline spirituaalinimese energiakaart. Et võib-olla on siin tegemist teie enda energiaga nüüd, eks ju, kuna te vaatate seda tarovideot. Et see on niisugune empaatiavõimeline inimene, hästi niisugune emalik, südamlik, leidlik loov võib-olla, et soovib teisi aidata alati, et emotsioonid. Siin võib olla tegemist, et keegi siin olukorras on nagu emotsionaalne. Võib-olla teie ise siis. Aga samas, kuna väljas on nii-öelda see sauade 10, siis peaksin nagu kõik hakkama ülesmäge liikuma ja karikate äss. Vaatame, mis see viimane kaart on.
Ops ja väga hea, viimase kaardina tuleb välja sauade kuus ja sauade kuus on siis võidukuse kaart, tunnustuse kaart, saavutamine, edukus on ju. Et see on ka selline kaart, mis siis ütleb, et teised inimesed justkui vaatavad nagu alt ülesse. Et väga hea kaart, ütleks niimoodi, et siin laua peal kõik 6 kaarti on positiivsed kaardid ja rohkem tundub siis selline armastuse energia siin jääradel lähitulevikus olevat. Kindlasti on võimalusi siis austajaks, et jah, siin on isegi 2 nagu võimalust, et ma ei tea, kas see emand on siin nagu teie energia, aga see emand võib ka olla austaja, mingi teise austaja energia või mingi lähedase inimese energia, et kellelgi võib siin mingi ema või midagi olla ka nagu olukorras. Aga positiivsed energiad jäärale, kindlasti visake like'i nuppu, jälgige Instagramis ja liituge siis ka kindlasti Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki tšau kõikidele sennidele, kindlasti visake videole pöidla nuppu ja kui soovite siis muid hüvesid ja näha rohkem videosid, siis kindlasti liituge Kuutaro peregrupiga ning jälgige mind siis ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis siis lähitulevik teile toob. Üldenergia kaardina võtame sennile välja karikate 8 ja karikate 8 on tegelikult nagu mingi raske olukorra selja taha jätmise kaart, et võib siin näidata mingeid raskusi siis minevikus. Samas jällegi on karikate 8 siis selline nagu eluunistuse või elu mõtte poole liikumise kaart. Et kaart ütleb, et jätate midagi selja taha ja liigute mingis uues suunas edasi. Vaatame, mis siin tuleb. Ja tuleb kohe selle peale välja müntide 9 ja müntide 9 näitab siis sihukest iseseisvust, et võib siin kellegi jaoks tähendada, et on mingi suhe nagu lõppenud. Et müntide 9 on sihuke ise toimiv kaart, saab kõigega hästi hakkama, on leidlik loov ja samas on see siis ka sihuke väga hea nagu rahakaart, võib tähendada siin sihukest edukust rahaasjades. Et saate siin väga hästi kõigega justkui siis hakkama ja tulete üksi toime, ei vaja justkui kellegi toetust. Järgmise kaardina tuleb aga välja kuukaart ja kuukaardiga nüüd on sihuke huvitav, et muidugi ta tuleb siia karikate 8 alla, et karikate 8 on ka sihuke suhteliselt spirituaalne kaart, tegemist ka karikatega on ju, et kuukaart siis on ka selline hästi spirituaalne kaart ja võib tähendada siin nagu selgustele jõudmist, et jõuate ise millegis selgusele, võib-olla avastate midagi, eks ju, et see on sihuke intuitsioonikaart ka, et võib-olla sisetunne juhatab teid kuhugi. Samas aga on võimalik jälle ka kuukaardiga, et on siin mingid saladused, petmine, illusioonid, valed, et tasub nagu ettevaatlik ka olla, aga pigem mulle tundub see, et kuna üldenergia on karikate 8, siis on just see selline intuitsiooni energia siin selle kuukaardiga, et peate siin ise ära tunnetama mingi õige hetke või olukorra tegutsemiseks. Järgmise kaardina hopsti tuleb välja aga sauade rüütel ja sauade rüütel siis, rüütlid on enamasti austajate kaardid, võib siis tähendada sihukest kirglikku kütkestavat austajat, kelmikas, võib-olla sihuke hea jutuga, riskivalmis nii-öelda, hästi aktiivne inimene peaks olema ja sauade puhul muidugi see võib näidata siis ka seda, et inimene võib väga järsku teie ellu tekkida, et mingi uus inimene võib siin peagi teie ellu siis järsku tekkida, aga samas peate siis nagu ettevaatlik ka olema selle kuukaardiga, et ei oleks mingi selline inimene, kes teile midagi valetab või varastab teilt midagi, et selles mõttes olge nagu ikkagi ettevaatlik. Vaatame edasi, järgmise kaardina hopsti tuleb aga välja Hierofanti kaart ja Hierofant on siis nii-öelda sihuke liitude loomise kaart. See on rohkem sihuke tugeva meesenergiaga kaart, aga tähendab jah traditsioone ja see on nagu sihuke abieluliidu kaart justkui, et kellelgi siin võib tulla ellu mingi uus inimene, kellega on võimalik siis abieluliit sõlmida, aga liitude sõlmimine on kindlasti selle kaardiga nagu võimalik siin ükskõik mis liidud siis ilmselt ka sõprusliidud ja mingid uued töösuhted, et see ongi võib-olla sihuke nagu lepinguliste liitude kaart, võiks nii öelda, et mingid uued lepingud siin tulevad teie ellu justkui. Ja viimase kaardina, ülimalt positiivne mõõkade äss.
mis tähendab siis kindlasti siin mingeid siukseid selgusi. Noh, ütleme niimoodi, et see on siuke aususe ja selguse kaart, võib-olla ka mingitest illusioonidest vabanemine, et siuke selge mõistus siis probleemide lahenemine kindlasti, eks ju, et kui on siin mingid asjad, mis ei ole nagu lahendatud, siis tulevad lahendused nendesse olukordadesse. Edukuse, võidukuse kaart, et ülimalt positiivne. Tundub, et saate nagu siin justkui hoopis midagi tähistada, et võib-olla olete hiljuti mingi asja nagu selja taha jätnud, aga nüüd tekib mingi uus väga hea siis nii-öelda võimalus, kus siis saate kõvasti areneda ja saate siis luua mingi positiivse uue liidu. Senid. See oli siis selleks korraks teie video, kindlasti pange ikkagi pöidla nuppu, jälgige mind Instagramis ning kindlasti liituge siis ka Kuudu Taro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, jälgige mind Instagramis ning kui soovite näha rohkem videosid, osaleda loosimängudes, siis kindlasti liituge ka Kuudu Taro peregrupiga. Ja vaatame siis üle, mida lähitulevik teile näitab. Ahah. Ja hüppas siit kohe üldenergiana välja pakis sauade äss. Ja tundub, et mingid kirglikud loovad energiat siis hästi tugevalt siin tulevad sisse. See on siuke aktiivsuse kaart, võib-olla olete hästi aktiivne, teete trenni või midagi sellist. Enesearenduse kaart kindlasti näitab see siukest edukust ja saavutust. Kellegi jaoks võib tähendada ka reisimist, kolimist, mingid siukseid asju. Et hästi aktiivne kaart, väga positiivne energia. Kindlasti peate siin tegutsema mingite asjade nimel ja olete edukas. Ja järgmise kaardina tuleb kohe välja tähekaart ja ülimalt tugev siis selline potentsiaali kaart. See võib olla siis ka selline tunnustuse kaart, et võite siin tegeleda millegiga, võite nagu kuulsaks saada, põhimõtteliselt ütleb see kaart. Aga see kaart siis räägib ka sellest, et tuleb siin nagu tegutseda nende asjade nimel, et pildil on näha ka, et inimene võtab nii-öelda kaevust vett ja kastab siis maad, et kastab taimed kasvaks ja see kaart siis ütlebki nagu, et kui tegelete mingite olukordade nimel, mis te soovite, et areneksid, siis kindlasti need olukorrad ka arenevad. Et ülimalt hea potentsiaal, siin on siukest head tasakaalu, loovust ja siis ka sellist usku nii-öelda, et spirituaalenergiat. Vaatame edasi. Ja hopa tuleb siit välja siis ka sauade emand ja ütleme niimoodi, et siis üks võimekamaid emandaid Taro pakis kindlasti tähendab sauade emand siukseid selgeid sihte, see on siuke hästi loov, kirglik kaart, aktiivne on ja edukas. Ja võib see siis olla, et tunnete ennast siin hästi võimekana, sellepärast et üldenergia oli ka sauade äss. Muidugi jällegi on võimalik, et võib see olla ka siis selline nagu austaja kaart, et võib siin tegemist olla siis sellise kirgliku, flirtiva, kütkestava austajaga. Et tugevad kirglikud ja nii-öelda siuksed seksuaalsed energiat siin sauade näol. Järgmise kaardina tuleb välja ka rippuv mees või poodu ja see kaart siis tegelikult ütleb nagu seda, et natukene segadus võib teil endal peas olla, et toimub siin kas palju asju korraga või samal ajal toimub hästi palju asju. Samas see kaart ütleb nagu, et säilitage rahu ja selge mõistus, ei ole mõtet liigselt asjadega kiirustada ja samas siis ütleb nagu, et kui olete mingi emotsioonide puhangu ajal mingis olukorras, siis ärge võtke vastu mingeid otsuseid. Et kõige nii-öelda siis see on selline selge peaga otsuste vastuvõtmise kaart, et ärge kiirustage siin mingite otsustega liigselt. Järgmise kaardina tuleb kaksikutele välja maailmakaart ja ülimalt siuke võimas energia on siin kaksikute lugemises, et hästi palju näitavad kaardid mingeid uusi võimalusi ja valikuid ja nüüd maailmakaart näitab samamoodi jälle siis mingeid uusi võimalusi ja valikuid, nagu siis ka oli see tähekaart, eks ju, ja samamoodi siis edukust ja kordaminemisi ettevõtmistes ja noh, muidugi jällegi ka reisimist võib tähendada maailmakaart, eks ju, või kolimist või midagi sellist. Ülimalt positiivsed energiad. Vaatame, lõpetuseks tuleb lõpetuseks kohtukaart ja tegemist siis hästi spirituaalse kaardiga ja tulid siia kaardid järjest, maailmakaart siis 21, arkaani viimane ja kohe peale seda siis kohtukaart 20 ja räägib see kaart siis minevikust lahti laskmisest või see on nagu siuke tõdede või selguste kaart, et jõuate mingite tõdedeni, avastate midagi ja läbi selle siis saate nagu justkui mineviku lahti
lahti lasta. Et see on niisugune minevikust lahti laskmise kaart, hästi kerge nagu energia. Et kui on mingid probleemid elus või mingid lahendamata asjad, siis see kaart nagu ütleb, et tuleb see nagu lahendus ja läbi selle siis saate lahti lasta sellest minevikust. Et rahulikult siin liigselt ei ole vaja kiirustada, aga kindlasti on vaja tegutseda. On siin niisugune ülimalt tugev arengute ja edukuse energia, on siin võimalused ka armastuseks, tegutsege ja päris positiivne lugemine kaksikutel, meeldiv. Kindlasti visake videole pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis näha Suhted armastus iganädalast video, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis näha Suhted armastusvideo iga nädala, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga ning vaatame siis üle, mida lähitulevik toob teile. Üldenergia kaardina võtame välja mõõkade 10 ja 10 on siis tsükli lõpu kaardid, see on niisugune valgustushetk või pöördepunkt elus. Kaart peaks ütlema siis seda, et enam hullemaks ei saa midagi minna. See muidugi aga tähendab seda, et olete siin kuskil nagu põhjas justkui ära käinud, aga ühesõnaga kaart ütleb, et mingi tsükkel teie elus saab siis läbi ja algab mingi uus tsükkel, aga räägib see kaart siis nii-öelda võib-olla natukene kergemast tsüklist. Järgmise kaardina hopsti tuleb välja sauade 4 ja sauade 4 on siis liitude loomise kaart ja võib seda kaarti nimetada ka abielu kaardiks. Et see on nagu natuke siuke 11 kaart, kuna siin on siis nii-öelda sauad, mis moodustavad numbreid ja selles mõttes võib siin selle kaardiga olla pidustusi, tähistamisi, see on siuke hästi positiivne, edukas energia, aga kindlasti on siis selle kaardiga võimalik luua siin uusi liite. Ükskõik mis liidud need siis on, kas on mingi sõprussuhted, armastussuhted, töösuhted, et kõik võimalused selle kaardiga on avatud. Järgmise kaardina tuleb välja kuradi kaart või siis saatan ja võimalik siin, et olete siis seotud kaljukitsega, et saatana kaart on nagu kaljukitse energia kaart, et sellisel juhul on see nagu siuke võimeka kaljukitse energia, võib-olla on teil endal kaljukitse nii-öelda sees, aga samas siis ka ikka tasub selle kaardiga ettevaatlik olla, sest võib see tähendada ka toksilisi inimesi, endal mingeid halbu harjumusi, sõltuvusi ja muidugi võib siis tähendada ka mingeid siukseid negatiivseid inimesi, kes üritavad nagu halvale teele teid viia. Et selle kaardiga kindlasti tasub vältida siis nagu negatiivseid inimesi ja kui endal on siin mingid halvad harjumused, sõltuvused, mingid siuksed asjad, siis kindlasti peaks üritama nagu asja kontrolli alla saada. Ja võib see nagu olla ka siis siuke mentaalne teema, et võib-olla olete siuke hästi tugev ülemõtleja või midagi sellist. Järgmise kaardina ja tuleb selle peale kohe mõõkade 2 ka välja. Kohe tuli mentaalsuse kaart, eks ju, mõõgad, mis räägivad siis mentaalsetest energiatest ja mõõkade 2 on siuke natukene blokeeritustunde kaart või võib ka siin tähendada millegi eitamist, et võib-olla eitate siin endale mingeid sõltuvusi või mingeid harjumusi, eks ju. Muidugi kahed räägivad alati valikutest, et võib see mõõkade 2 siin tähendada, et on vaja ära teha mingi valik ja võib-olla ei suuda siis valida kahe võimaluse inimese olukorra vahel. Väga huvitav siuke energia, natukene koha peal seisev. Järgmise kaardina, tuleb välja ka jõukaart. Ja jõukaart siis tegelikult ütleb nagu seda, muidugi ütleb siin ka seda, et võib ka lõvitäht kui olla siis siin teie lugemises sees, aga jõukaart siis on selline kaart, mis ütleb, et kui te alla ei anna, siis te ei saa justkui kaotada. Ehk siis kindlasti te peate nagu võitlema edasi ja tegutsema edasi ja liikuma edasi, et kui te liigute ja tegutsete, siis teil ei ole võimalust nagu justkui kaotada, et see on siuke mentaalse ja füüsilise jõukaart siis, et ma arvan siin see mõõkade 2, eks ju, et võib-olla kui te selle otsuse ära teete ja tegutsema hakkate, et siis võivad mingid suured muutused nii-öelda tuua. Järgmise kaardina või viimase kaardina siis tuleb aga mõõkade 6 ja mõõkade 6 on natukene siuke minevikust kinnihoidmise kaart võib-olla, et tegelikult see kaart räägib siis mingite raskuste ületamisest ja raske olukorra selja taha jätmisest, aga samas see kaart siis nagu ütleb, et tunnete ennast kuidagi nagu kurvana või ei ole siin nagu motivatsiooni, aga see kaart just ütleb seda, et peaksite positiivsemalt suhtuma enda olukorda, et olukord võiks olla tegelikult palju
palju hullem, kui hetkel on. Et see on selline kaart, mis ütleb, et võtke ennast kokku, suhtuge positiivselt ja hakake tegutsema uute võimaluste nimel. Ja tegelikult siin samamoodi nii see jõukaart kui ka siis sauade 4, et sauad on alati aktiivsed kaardid, et siin mingite asjade nimel peab siis siin tegutsema, peate tegema ära mingid otsused, võib-olla vältima mingeid negatiivseid ahvatlusi, inimesi või sõltuvusi ja läbi selle siis peaks vähid tulema teile see edukus. Aga see oli siis selleks korraks teie video, kindlasti visake pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kui soovite siis iga nädalas suhted armastusvideo näha, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib näha siis suhted armastus iga nädalast lisavideo ja saada teisi hüvesid, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Ja vaatame siis üle, mis siin lähitulevik toob teile. Üldenergia kaardina tuleb lõvile välja tornikaart ja tornikaart tähendab siis justkui maailma kokkuvarisemist. Mingid asjad võivad siin väga järsku siis teie jaoks lähitulevikus lõppeda. Muidugi iga asja lõpp on mingite uue asjade algus, et siuke huvitav energia, vaatame, mis siin nagu need lauakaardid tulevad. Alati ei tasu seda torni nagu karta, aga kindlasti peate siin olema nagu valmis ka tegutsema, et kui mingi kiire sündmus juhtub, et siis peate olema valmis nii-öelda tegutsema. Järgmise kaardina tuleb välja karikate emand ja karikate emand on siis siuke hästi hea spirituaalenergia kaart. Näitab see siukest võib-olla emotsionaalset inimest, see on siuke emalik inimene, hästi naiselik energia siis. Võib siin tähendada, et kas olete ise hästi emotsionaalne, võib siin olla mingi sündmus, mis teid teeb emotsionaalseks, aga samas siis on ka nagu võimalus, et see võib olla siuke nagu austaja-kaart, et võib-olla karikate puhul siis natuke siuke nagu flirtiv austaja, aga samas siis ka nagu romantiline ja kirglik. Et huvitavad energiat, vaatame, mis siit edasi tuleb. Järgmise kaardina tuleb välja müntide 6 ja müntide 6 on siis, muidugi ta on siuke võitude ja kaotuste kaart, et natuke tasub siin rahaga ettevaatlik olla, et liiga kergekäeliselt välja ei anna, aga samas ikkagi on kaardil positiivne energia ja müntide 6 on siis siuke ka helduse kaart, et kindlasti võib ka tähendada seda, et saate siin mingi auhinna või nii-öelda võidate midagi siis või kellelgi võib tulla mingi palgakõrgendus või midagi sellist, et väga järsku võib see olukord siis tekkida nii-öelda torniga. Järgmise kaardina tuleb välja mõõdukuse kaart ja mõõdukuse kaart näitab siis siukest tasakaalu, et see on siuke hästi rahuliku energiaga kaart. Muidugi on see ka siuke nagu kannatlikkuse kaart, et see kaart ütleb, et on siin vaja nii-öelda aega anda asjadele, et tasasõuad kaugele jõuad, ei ole vaja siin kiirustada. Kindlasti soovitab kaart siis teha läbimõeldud otsuseid ja võib-olla siis mitte nagu mingite emotsioonide pealt mingeid asju siin otsustada. Aga ülimalt positiivsed kaardid, et see torni energia siin tundub põnev. Mis siit veel tuleb? Järgmise kaardina tuleb aga välja sauad 9 ja tegelikult ka sauad 9 on siis positiivse energiaga kaart. Samas aga kaart räägib natukene minevikule tagasi vaatamisest, et see räägib mingist sündmusest, mis teil on olnud siin minevikus, kus siis pidite õppima nagu justkui midagi mingitest olukordadest, aga see kaart siis tegelikult ütleb nagu seda, et te olete õppinud, et see on siuke vastupanu kaart, mis siis ütleb, et kui peaks juhtuma mingi sündmus, siis teie olete valmis tegutsema. Ja ülimalt hea on see, et üldenergias on see tornikaart, mis ütleb, et midagi võib väga järsku juhtuda, aga samas siin eelviimase kaardini ütleb kohe sauad 9, aga siis ma olen ka valmis tegutsema. Et väga siuke võimas energia siin lõvidel, tegutsemise energia, sauad näitavad alati ka siukest nagu aktiivsust ja loovust ja selle peale hakkasin siin segama ja kukkus välja maagikaart ja võtame selle viimase kaardi siis lõvidel ära selle maagi näol. Ja maag näitab siis kindlasti seda, et teis on endas kõik selle jaoks olemas, et te saaksite olla edukas. Lihtsalt peate tegutsema, uskuma ja manifesteerima nii-öelda. Et see on siuke kõikide võimaluste kaart, aga kindlasti jah, põhirõhk on siis maagil see, et tuleb nagu tegutseda ja tuleb siis ka ise uskuda. Et te peate ise lihtsalt sisestama endale seda, mis te soovite saada ja te peate juba nagu käituma, nagu te oleks seda juba saavutanud või tundma seda nagu rõõmu. Ja läbi selle te siis nii-öelda kutsutegi endale seda energia
energiat siis ligi ja muidugi peate siis jah valmis olema, et selle tornikaardiga väga järsku võib siin juhtuda midagi, eks ju, et võimalus on siin nagu austaja jaoks olemas, võimalus on siin mingi raha jaoks olemas, aga natuke on ka võimalus, et võib midagi siin nagu nihu minna, aga siis peaksite ka olema valmis tegutsema rahulikult, mõõdukusega ja võimekalt maagiga. Lõvid. See oli siis selleks korraks teie video, kindlasti lisake pöidla nuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis rohkem videosid näha, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis näha iganädalas suhted armastusvideo ja saada teisi hüvesid, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Ja vaatame siis üle, mida lähitulevik näitab teile. Üldenergia kaardina tuleb neitsidele välja sauade kuus ja sauade kuus on siis edukuse ja võidukuse kaart ja tähendab see siin mingit sihukest nagu saavutamist ja tunnustust. Teised vaatavad justkui alt ülesse. Kindlasti on selle kaardiga vaja siis siin tegutseda, et sauad on siuksed nagu aktiivsed ja loovad kaardid, et võib-olla läbi enda siis loovuse ja aktiivsuse saavutate siin miskit. Järgmise kaardina hopsti tuleb välja karikate 2, mis on siis sihuke seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart. Räägib see kaart siis sideme loomisest. Siin kaardis on siis hästi siuksed harmoonilised energiad, räägib see kaart ka tasakaalust, võib see kaart kellegi jaoks tähendada kihlumist või abielu, eks ju. Et selle kaardiga on justkui kõik võimalik ja võib see ka öelda seda, et mingid vastandikud nagu tõmbuvad ja tekib siis mingi väga tugev suhe ja see kaart on ka siis mingil mõttes sihuke nagu minevikust lahtilaskmise kaart. Et see kaart võib öelda nagu siis, et teie ellu võib tulla mingi uus inimene, kes aitab siis unustada mingid halvad kogemused minevikust, midagi sellist. Järgmise kaardina tuleb siin kohe välja selle peale karikate 5 ja karikate 5 siis ongi nii-öelda sihuke mineviku olukorra kaart, mis räägib segastest tunnetest, pettumusest ja võib-olla siis mingist valusast tõest, eks ju. Aga karikate 5 on siis sihuke kaart, mis ütleb, et minevikus on olnud nagu halvad sündmused või kogemused, aga samas see kaart ütleb siis tegelikult seda, et peaks pöörama ümber ja hakkama uues suunas liikuma. Et kui te pöörate ümber ja hakkate uues suunas liikuma, siis avastate enda eest uued täidetud karikad ja huvitav ongi siin, et siin on 2 nii-öelda karikat õiget pidi ja siin kohe üleval on karikate 2, eks ju. Et siin võib siis mingi uus inimene peatselt neitside ellu tekkida. Mingid tugevad romantilised energiad on siin. Järgmise kaardina tuleb välja hermiti või eraku kaart ja võib-olla ongi siis siin see, et veedate hetkel aega üksinda omaette, tegutsete enda kallal võib-olla siis, et hermiti või eraku kaart on siis selline hästi spirituaalne energia, mis ütleb, et tehke tööd enda sisemaailmaga ja läbi selle jõudke siis selgusele ja tehke läbi mingid arengud. Et siin ongi vaja nii-öelda mingid mineviku olukorrad siis endas läbi töötada, õppida enda vigadest, lasta lahti negatiivsest emotsioonist ja siis minna nagu edasi. Ja kui te selle töö olete endaga ära teinud, siis kui te hakkate nagu liikuma, siis peatselt võib siis teel oodata teid mingi uus austaja. Järgmise kaardina tuleb välja ka kohtukaart ja kohtukaart räägib siis tegelikest tõdedest, et ka see on selline selgusele jõudmise kaart ja samamoodi jällegi siis hästi tugev spirituaalenergia, täpselt nagu ka hermitiga ja kaart ütlebki nagu, et kui on mingid ebaselgused siin või mingi lahendamata olukorrad, siis peaks nagu lahendused tulema ja tänu nendele lahendustele saategi siis lasta lahti mingitest mineviku olukordadest. Võib ka olla see, et saate veel midagi teada siin nagu mingi mineviku olukorra kohta ja tänu sellele siis võib-olla lõplikult saata lasta mingitest asjadest lahti, et see on nagu sihuke lõplikult asjadest lahtilaskmise kaart ja uue tsükli alustamine. Ja viimase kaardina tuleb välja ka armastajate kaart, ehk siis sihuke sarnane kaart sellele karikate 2-le. Siin on siis nii-öelda sihuke hingesugulus sideme energia või siis ka nagu kaksikleegi sideme energia. Et kaksikleegi sidemed on need, mis tulevad meie ellu, et midagi nagu õpetada meile. Need on enamasti sellised sidemed, mis siis saavad alguse hästi nagu kirglikult või need on nagu sihuke kirel üles ehitatud suhted, aga
siin on hästi palju niisugust seksuaalenergiat ja kirge siis. Võimalik on siin muidugi, et leiate nagu hingesugulase endale täielikult, kuna väljas on ka see karikate 2 ja üldenergia on sauade 6, mis on nagu võidukuse kaart. Et hästi palju nagu spirituaalenergiat tundub pigem suhte lugemine. Eks ise vaatate neid, mis teil seal elus toimub, kindlasti hoian teile pöialt, see oli selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis Suhted armastus iganädalast video, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki-tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ning kes soovib näha siis iganädalas Suhted armastus lisavideo ning saada teisi hüvesid, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Ja vaatame siis üle, mis lähitulevik näitab teile. Üldenergia kaardina tuleb kaaludele välja müntide 9. Müntide 9 on väga hea siuke iseseisvuse kaart, kindlasti aga ka siuke leidlikkus, loovus. Ütleme niimoodi, et näitab see siukest mugavat elu kõigega nagu toimetulekut, et hea raha ja energia. Võib ka tähendada siin nagu uusi saavutusi kellegi jaoks, aga pigem räägib siis, et saate asjadega ise hakkama ja ei vaja kellegi nagu toetust siin. Järgmise kaardina hopsti tuleb välja ka müntide 2 ja müntide 2 on siis paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart. Jällegi siuke hästi loov energia on siin. See kaart ütleb, et kui teie ellu peaks tulema mingid muutused, siis te suudate väga hästi kohaneda. See on siuke vooluga kaasamineva energia kaart, eks ju, et siuke mõnus energia. Et noh, ta tähendab küll nagu sellist asja nagu, et elu on mõned ja tõusud, eks ju, et käib üles-alla, aga samas see kaart siis ütlebki, et iga kord, kui peaks nagu siis tekkima mingi muutus, siis teie suudate väga hästi nagu kohaneda ja leida uusi moodusi siis arenguteks põhimõtteliselt. Järgmise kaardina hopsti arengutest rääkisime ja tuleb kohe välja sauade 8 ja sauade 8 näitab siis kiireid arenguid, et see on niisugune kiirete arengute kaart, võib ka tähendada mingite asjade nagu lõpule viimist, on ju, et tahab siin aevastust tulla. Oi, jube kaalud. Ja aevastused tähendavad siis alati, et mingi mõte, kui aevastus hakkab tulema, mis ma mõtlen kaardi kohta, et siis järelikult kellelgi on vaja seda kuulda. Ja täpselt siis, kui aevastus hakkas tulema, siis ma vaatasin siia üles kaardi nurga peale ja siin üleval kaardi nurga peal on reisimine ja uudised kirjas. Et kellegi jaoks võib see sauade 8 siin kindlasti tähendada siis mingit reisimist, asukoha muudatust, kolimist ja samas võivad siis ka mingid head uudised siin kellegile sisse tulla. Aga muidugi sauade 8 on üldine siuke ka loovuse leidlikkuse kaart ja näitab alati siukest aktiivset tegutsemist. Et võib-olla on vaja siin mingite olukordade nimel lihtsalt tegutseda ja siis olete edukas. Kindlasti näitab kaart arenguid siis. Järgmise kaardina tuleb aga välja karikate 6 ja karikate 6 on siis selline minevikust tagasi tuleva inimese kaart. Võib tegemist olla ka suurema vanusevahega inimesega, eks ju, aga see on siuke helduse energia, mänguline energia, võib tähendada üllatusi, kingitusi, võite mingi kutse saada, eks ju, et hästi positiivsed energiat ja noh, karikatega natukene siis ka siukest võib-olla kirglikut või romantilist energiat. Järgmise kaardina võtame aga välja ülempreest rinna ja ülempreest rinna on siis selline tugeva naisenergia kaart. Räägita siis intuitsioonist, tugevatest teadmistest. See on ka võib-olla natuke siuke nutikuse või kavaluse kaart, mis siin võib-olla siis ütleb, et peate natuke enda mingit nagu kavalust mingis olukorras ära kasutama ja läbi selle siis saate olla edukas. Aga see on siis väga siuke stabiilne energia ja väga tugev siis nii-öelda siuke naiselik vaist või intuitsioon, et kindlasti tugev siuke spirituaalne kaart. Võite teha siin mingeid eneseavastusi enda sees. Ja viimase kaardina tuleb aga kaaludele välja armastajate kaart ja armastajate kaart räägib siis mingist hästi kirglikust suhtest ja on siin hästi palju siukest romantikat ja tundeid ja kindlasti siis ka kirge, eks ju, ja
võib ta tähendada hingesugulussidet või kaksikleegisidet, et hingesugulusside on siis selline, mida me leiame elu jooksul võib-olla ainult paar tükki, aga kaksikleegi suhted on siis sellised suhted, mis tulevad meie ellu, et meile midagi nii-öelda nagu õpetada. Et siin on nagu võimalus mõlemaks olemas, aga kindlasti on siin nagu siuksed positiivsed energiad, et sauade 8 näitab, et olukord võib tulla kiiresti sisse, selles mõttes olge valmis, aga üldpildis siis üldenergiana müntide 9 näitab, et saate kõigega hakkama, olete leidlik loov ja peaksite siis ka olema materiaalselt siin kindlustatud. Kaalud. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis, kes soovib siis ka iga nädalas suhted armastusvideo, jälgige siis ka Kuutaro peregruppi. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ning kes soovib näha siis ka iga nädalas suhted armastusvideo ja saada teisi hüvesid, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Ja vaatame siis üle, mida lähitulevik toob teile. Üldenergia kaardina tuleb skorpionitele välja surmakaart. Surm taassünd ei ole siis üldse siuke kuri kaart, et tähendab ta sellist spirituaalset energiat, muidugi nagu, aga tähendab ta ka mingit tsüklite nagu lõppu, et selles mõttes muidugi kellegi jaoks võivad siin nagu siuksed mingid tähtsad tsüklid läbi saada, millest kellelgi võib siin nagu kahju olla, aga samas on see nagu siuke spirituaalse ärkamise kaart ja tegelikult see kaart just ütleb seda, et peaks teil algama mingi uus tsükkel, kus teil tekivad mingid uued võimalused, uued valikud, mingi täiesti uus nagu siuke energia, et see on täielik energiavahetuse kaart. Järgmise kaardina tuleb välja siin müntide 4. Müntide 4 näitab siis sellist stabiilsust või turvatunnet, samas aga peaks nagu rahaasjadega natukene siin ettevaatlik olema, sellepärast, et müntide 4 võib tähendada siis ka niisugust materiaalset manipulatsiooni, et võib-olla peate siin kulutusi kokku hoidma või midagi sellist. Muidugi on ka võimalik see, et müntide 4 võib tähendada siin nagu minevikust kinnihoidmist. Et kuna siin oli väljas see surma taassünni kaart, mis räägib siis, et mingi tsükkel sai hiljuti teie jaoks läbi, siis võib-olla hoiate siin kinni mingitest mälestustest või inimestest või kogemustest, aga tegelikult siit peaks nagu õppima nendest kogemustest ja peaks nagu negatiivse energia lahti laskma. Vaatame edasi, tuleb järgmise kaardina välja sauade 7. Sauade 7 on niisugune enesekindluse kaart, et peate siin endale kindlaks jääma, aga kindlasti see kaart ütleb siis, et on vaja siin ka nagu tegutseda mingite asjade nimel. Peate oma veendumuste eest seisma, peate ennast justkui nagu kaitsma. Muidugi see kaart ei ütle otseselt, et teid nagu rünnatakse, aga samas see kaart ütleb, et kui te võtate vastu mingid otsused, siis jääge endale kindlaks, minge kindlalt seda teed, ärge laske teistel inimestel ennast suunata või mõjutada. Et niisugune kindlameelsuse, enesekindluse kaart siis. Järgmise kaardina tuleb välja aga müntide paas. Hästi nooruslik energia võib siin tähendada mingeid investeeringuid, mingite uute asjade arenema panemist, võib see tähendada ka mingeid uusi suhteid, eks ju, et baasid võivad tähendada siis ka nooremapoolseid austajaid, on seega võimalus siin olemas, aga müntide baas on tihti nagu niisugune võimalusest kinni haaramine või võimaluse ära kasutamine, et võib siis tekkida teil mingi hea võimalus siin, võib-olla on see nagu rahaline võimalus, kuna tegemist on müntidega, aga see võib olla ükskõik mis võimalus siis, et peaks tekkima mingi hea võimalus siin, mille te saate nagu enda jaoks hästi ära kasutada. Kaart muidugi võib tähendada ka mingit head uudist. Järgmise kaardina tuleb välja aga müntide 8 ja müntide 8 on siis selline kaart, mis ütleb, et kui teete tööd asjade nimel, siis need viivad edukuseni. Muidugi on see aga selline kannatlikkuse kaart, mis ütleb, et peate olema kannatlik ja ei tohi siin liigselt kiirustada. Kellegi jaoks võib tähendada see mingit niisugust enesearengut, aga sellele kaardile on ikkagi siis müntide energia, mis on nagu rahaenergia ja kellegi jaoks võib tähendada see mingit uut töökohta või palgakõrgendust, eks ju. Et peate siin nagu kannatlik olema, liigselt ei ole vaja siin mitte millegi kiirustada, kõik tuleb omal õigel hetkel ja ajal siis. Ülimalt positiivsed energiad ja hopsti tuleb lõpetuseks ka mõõkade ässi skorpionile välja ja tundub, et tuleb siin skorpionitel siis lõpuks mingi selgus olukorda. Muidugi mõõkade äss võib tähendada mingeid uusi algusi, uusi plaane, aga see on ka siis niisugune võidukuse ja edukuse kaart, mis ütleb, et lahenevad ära siis mingid probleemid ja tulevad selgused olukordadesse. See on niisugune aususe kaart, illusioonidest vabanemine, eks ju, et väga võimekas energia.
et põhimõtteliselt mul on siin niisugune tunne, et lõppes teil ära mingi vana tsükkel ja algas siis mingi uus tsükkel, hoiate natukene veel minevikust kinni, aga teie teele on tulemas siis peatselt mingid uued väga head võimalused ja kui te kasutate need võimalused ära ja töötate nende nimel, siis tagab teid põhimõtteliselt edukus, on selle lugemise point. Skorpionid. See oli siis selleks korraks kõik, kindlasti visake pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis iga nädalas suhted, armastusvideo ja muid hüvesid, siis kindlasti liituge Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ning kindlasti, kes soovib siis näha ka suhted, armastusvideosid iga nädal ja saada muid hüvesid, liituge ka Kuutaro peregrupiga. Ning vaatame üle, mis siis lähitulevik näitab teile, hamburid. Ja üldenergia kaardina võtame siis välja rippuva mehe või poodu kaardi, näitasin ikkagi valet pidi, rippuva mehe või poodu kaardi ja tähendab see kaart siis võib-olla natukene segaseid olukordi või palju asju toimuda siin korraga või samal ajal. Samas ütleb see kaart siis, et ei tasu siin liigselt kiirustada mingite asjadega, tuleb rahulikult asjad läbi mõelda ja alles siis nii-öelda otsustada. Kindlasti ütleb see kaart ka seda, et ei tohiks siin otsustada emotsioonide puhangu ajal, et see on niisugune selge peaga otsuste tegemise kaart, mis ütleb ärge liigselt kiirustage. Järgmise kaardina tuleb välja müntide kuningas ja müntide kuningas on siis selline nii-öelda hästi stabiilne ja edukas energia. Näitab ta niisugust võimekat isikut, hästi ettevõtlik, karismaatiline, usaldusväärne, eks ju, ja stabiilne. Võib see siin olla siis teie enda energia, et võite siin saavutada niisuguse hästi stabiilse energia. Samas on ka võimalus, et võib see olla mingi austaja või partneri energia, eks ju. Et võimalusi siin selle kaardiga on, aga kaardil on siis väga tugev rahaenergia. Vaatame edasi. Järgmise kaardina tuleb siit välja sauade 5. Ja sauade 5 on niisugune konfliktikaart, võib siin tähendada pisikesi tagasilööke või ärritavaid sündmusi, võitlemine ja võistlemine. Muidugi kellegi jaoks võib tähendada see nagu ka mingit enesearendamist, et teete siin enda kallal tööd. Et sauad on niisugused aktiivsed ja loovad kaardid, aga ikkagi niisugune natukene negatiivsem energia on ka siin sees, et kindlasti ütleks, et tuleb siin vältida võib-olla mingeid negatiivseid inimesi enda olukorras. Et võivad siin mingid niisugused hästi negatiivsed inimesed teil ümbruses olla, et pigem neid peaks nagu vältima. Järgmise kaardina tuleb välja karikate 8 ja karikate 8 räägib üldse siis raske olukorra selja taha jätmisest ja eluga edasi liikumisest. Et võib-olla hamburid olete siin jätnud siis hoopis selja taha mingid negatiivsed inimesed. Tegin ise ka mingi 3 aastat tagasi niisuguse teekonna läbi ja kindlasti võin öelda, et läks palju kergemaks elu nii-öelda. Ja karikate 8 tähendab siis niisugust elu mõtte või unistuse poole liikumist. Et siin justkui see kaart ütleb, et te olete nagu õigel teel, et liikuge edasi ja läbi selle siis jõuate lahendusteni. Vaatame, mis siit veel tuleb. Ja tuleb siit ka välja mõõkad 9 ja ütleme niimoodi, et mõõkad 9 on niisugune hästi raske energia, hirm, ärevus, paanika, eks ju, ärevus, unetus võib-olla, et see on niisugune mineviku kahetsemine ja võib-olla niisugune unepuudus, muredes uppumine. Hästi nagu negatiivne energia, et justkui mingi olukord siin tekitab teis hästi negatiivset energiat või on siin nagu mineviku sündmused või kogemused, mis on siis nagu hästi rasked olnud. Aga peate üritama siis nii-öelda mineviku kogemustest lihtsalt õppida ja läbi selle peate arenema, aga tuleb kindlasti negatiivne energia nagu lahti lasta, et inimestele tuleb andestada, lihtsalt tuleb aru saada sellest, et inimesed on rumalad ja teevad vahepeal rumalaid asju. Tuleb lihtsalt õppida sellest ja tuleb enam mitte seda viga korrata. Ja viimase kaardina, tuleb välja karikate äss ja väga huvitavad energiat siin natukene niisugune segadusse ajavad hamburil ja räägib siis karikate äss mingist uuest suhtest. Romantiline suhe võib see olla, see võib olla abielukaart, see võib olla raseduse kaart, viljakuse kaart, et siin on hästi palju positiivseid emotsioone ja energiaid, et muidugi kellegi jaoks see võib siin rääkida mingist mineviku olukorrast, et kellegi võib siin nagu abielu selja taga hoopis olla, kuna karikate 8 siin on ka niisugune edasiliikumise kaart, aga muidugi võib see ka tähendada ikkagi
muidugi siis seda, et on siin nagu minevikus ei ole olnud õnne armastuse asjades ja võib-olla nüüd siis on müntide kuninga näol tulemas sisse mingi uus austaja, kes on siis hästi stabiilne ja turvaline, kes siis pakub sellist suhet ja kus on ka sihuke nagu emotsionaalne rahulolu. Et võimalusi siin on palju ja kindlasti üldenergia siis rippuva mehe või poodukaart ütles, et ei tasu siin liigselt kiirustada, et mõelge asjad rahulikult läbi ja alles siis tegutsege. See oli selleks korraks kõik, kindlasti isake pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis suhted armastus iganädalast ja teisi hüvesid, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis suhted armastusid ja näha ja teisi hüvesid saada, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Ja vaatame siis üle, mida lähitulevik teile näitab. Üldenergia kaardina tuleb välja müntide 2. Müntide 2 on siis siuke paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart, hästi hea kohanemisvõime. See kaart räägib küll nagu tõusudest, mõõnadest, aga see kaart ütlebki siis nagu seda, et kui teie elus peaks toimuma mingi muutus, siis te suudate väga hästi kohaneda ja saate väga hästi hakkama ja võib-olla oskate isegi sellest olukorrast nagu kasu lõigata. Muidugi kahed räägivad alati ka valikutest, et võib siin olla mingid valikud teil ees. Järgmise kaardina tuleb aga välja kuukaart ja kuukaart on siis selline intuitsioonikaart, et võib siin tähendada, et jõuate mingitele asjadele selgusele, mingites asjades siis nii-öelda, et ta võib olla nagu siuke spirituaalenergia kaart, mis ütleb, et läbi mingite spirituaalsete selguste jõuate te mingite lahendusteni, et võib-olla peate enda intuitsiooni kuulama ja läbi selle siis, aga samas tasub ka kuukaardiga olla ettevaatlik, sest kuukaart võib ka tähendada saladusi, petmisi, illusiooni ja valesid, et siuke 2 poolega kaart on siis kuu energial. Muidugi on ka võimalus, et võib siin teie olukorras olla siis mingi selline kalatähtkuju või midagi sellist, et kuukaart on siis nagu kalatähtkuju kaart. Vaatame edasi. Tuleb välja ka mõõkade 7 ja peate siin millegiga nagu võib-olla ettevaatlik ikkagi olema, sellepärast, et mõõkade 7 võib ka rääkida mingist valetamisest või varastamisest. Muidugi on ka mõõkade 7 siis selline taktikaline kaart, mis jällegi ütleb, et võib-olla peate ise muutma enda taktikat või lähenemist mingile olukorrale ja läbi selle siis tuleb teie edukus, et võib-olla te ei ole olnud siin edukas mingite asjadega ja see kaart siis nagu ütleb, et kui lähenete nagu asjale teise nurga alt või kuidagi nagu kavalusega, et siis saavutab teid edu. Järgmise kaardina tuleb aga välja tähekaart ja tähekaart on siis hästi hea siuke potentsiaali kaart. See kaart ütleb siis põhimõtteliselt, et kui tegutsete enda uskumuste ja soovide nimel, siis kindlasti olete edukas ja peaksite siin kõike saavutama, et väga hea siuke nagu saavutamiste kaart ja on selles kaardis hästi palju siukest usku, loovust ja tegutsemist. No see on siuke kaart, mis ütleb, et kui te tegutsete ja alla ei anna, siis kindlasti võidate, et see on siuke jõukaardiga nagu sarnane kaart, aga see on rohkem siis selline kaart, mis ütleb, et universum soosib teid justkui, et kindlasti tasub siin mingite olukordade nimel siis tegutseda. Järgmise kaardina tuleb aga välja mõõkade 2 ja noh, ütleme niimoodi, et siin siukest mentaalset energiat natuke selles lugemises kaljukitsel on, et siin see mõõkade 7 ka, nüüd mõõkade 2, eks ju, mõõkade 2 on blokeeritustunne, võib-olla millegi eitamine, võib-olla eitate ise endale mingeid asju siin, eks ju. See on ka nagu kahe vahel olek, kahe inimese, kahe olukorra, kahe võimaluse, et võib-olla peate siin mingi nagu valiku ära tegema ja ei oska nagu kuidagi valikut teha või ei ole siiamaani mingit valikut ära teinud, aga see ongi võib-olla siis see koht, kus te peate seda lähenemist muutma, et te peate võtma vastu mingi valiku, tegema selle ära ja siis nii-öelda tegutsema edasi. Viimase kaardina, tuleb aga välja sauade rüütel ja noh, sauade rüütel on siis siuke austaja energia kaart. Muidugi, kuna siin on see mõõkade 2, eks ju, siis ma ei usu, et te siin nagu austajate vahel valite, et pigem on siin mingid muud asjad, mille üle te otsustate, aga sauade rüütliga peaks siis sisse tulema mingi kirglik, kütkestav, kelmikas austaja, võib tegemist olla flirtiva inimesega, siuke veits hulljulge, hästi kirglik siis
Muidugi on ka võimalus, et tunnete ennast selles energias, aga kuna siin on nagu müntide 2 üldenergias ja mõõkade 2, siis kindlasti siin teie olukorras on ka mingid valikud, mis te peate nagu tegema. Aga samas jällegi ka staari või siis tähekaart ütleb seda, et kui tegutsete olukordade nimel, siis olete kindlasti edukas ja universum nii-öelda soosib teie teekonda. Kaljukitsed, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanupu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis iga nädalas suhted armastusvideo näha ja teisi hüvesid saada, siis kindlasti liituge Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib näha siis iga nädalas suhted armastusvideo ja saada teisi hüvesid, siis kindlasti liituge Kuutaro peregrupiga ning vaatame siis üle, mida lähitulevik toob teile. Üldenergia kaardina tuleb välja karikate baas ja baasid on siis hästi nooruslikud energiat. Karikate baas on niisugune intuitsioonikaart, et võib siin sisetunne teid juhatada õige teeni, peate ise ennast nagu rohkem usaldama. Tegemist on ka siis niisuguse natuke emotsionaalse kaardiga, muidugi võib tähendada siin mingit häid uudiseid, et võimalusi selle kaardiga on palju, aga positiivne energia siis. Järgmise kaardina tuleb välja aga mõõkade 3 ja mõõkade 3-ga peab nüüd ettevaatlik siin olema justkui armastusasjades, et võib siis mõõkade 3 tähendada segavaid segavaid faktoreid suhetes. Muidugi võib-olla mitte ainult armastusasjades, eks ju, et kellegi jaoks võib ta ka tähendada muid segavaid faktoreid siis ka sõprussuhetes näiteks. Vabandust. Siuke tunne on nagu, et siin võib see kaart tähendada, et minevikus on nagu halb õnn olnud mingite nagu suhetega. Segavad faktorid ei pea alati olema nagu kolmandad inimesed, võivad olla ka mingid siis asjad, eks ju, et mingid tööd, hobid, sõbrad. Et miski on siin nagu justkui suhete vahele tulnud. Muidugi peate ka ettevaatlik olema, et kui uued inimesed teie ellu tekivad, et siis ei oleks see, et inimestel on tegelikult keegi partner juba olemas. Järgmise kaardina tuleb välja aga müntide emand ja müntide emand on siis siuke stabiilsuse ja turvatunde kaart, usaldusväärsus, leidlikkus, loovus. See on siuke hästi südamlik isik, kes soovib siis teisi aidata, hästi emalik energia. Võib siin tegemist olla teie enda energiaga või mingi teie lähedase inimese energiaga, aga samas muidugi on ka võimalik, et see võib olla siis mingi austaja energia või partneri energia. Et võimaluse selle kaardiga on, aga hästi stabiilne energia ja siis ka nagu siuke hea rahaenergia. Järgmise kaardina tuleb aga välja õnneratta kaart. Ja õnneratta kaart näitab siis palju erinevaid võimalusi ja valikuid. See on niisugune hea õnnekaart, aga see on samas ka niisugune ise oled enda saatuse sepp põhimõtteliselt kaart. Et see kaart ütleb, et kui tegutsete, siis teid saadab nagu hea õnn, aga see kaart ütleb, et te peate siin nagu millegi nimel tegutsema, et kui te nagu seisma jääte või midagi jääte nagu ootama, siis te ei jõua mitte kuhugi ja saadab nagu halb õnn. Et kindlasti on see niisugune nagu tegutsemise kaart ja näitab ta siis erinevaid valikuid ja võimalusi, et peate siin hoolikalt justkui valima, aga samas on siis ka sellepärast võib-olla väljas see üldenergia karikate baasikaart, mis näitab intuitsiooni, et justkui siin nagu teie enda sisetunne peaks teid siin õigele teele juhatama. Järgmise kaardina tuleb välja mõõkad 9 ja mõõkad 9 võib olla siin nüüd siuke natukene ärevus, paanika. Mõõgad on hästi mentaalsed kaardid, eks ju, et võib-olla elate siin hästi palju enda peas, et see on ka siuke muredesse uppumise kaart, aga tihti räägib siis mõõkad 9 mineviku olukordadest, et kahetsete siin mingit mineviku olukorda, et võib-olla siin, kuna üleval ongi see mõõkade 3, eks, et võib-olla siis siin minevikus mingi suhete olukord nagu läks halvasti, aga tegelikult siin kaardid ütlevad, et peaksite nagu minevikust lahti laskma ja edasi liikuma, et tuleb lihtsalt õppida nendest mineviku kogemustest ja sündmustest siis. Ja viimase kaardina, tuleb aga välja sauade baas ja teine baas, nüüd alustasime baasiga ja lõpetame ka baasiga, et hästi nooruslikud energiad ja muidugi sauade baas võib siis tähendada mingeid häid uudiseid, et see on niisugune entusiasmikaart, uuesti proovimine, kindlasti tegutsemise kaart sauade näol, eks ju, ja sauad näitavad ka kirglikkust ja loovust, eks ju. Et võib siin tekkida mingid uued võimalused, uued mõtted, uued suunad, et kindlasti tuleks siin tegutseda või kui on mingid vanad asjad, mis te olete pooleli jätnud, siis võib-olla tasub ka neid uuesti alustada, et igal juhul õnneratta kaart ütleb, et siin on vaja nagu tegutseda ja kui tegutsete, siis olete edukas ja kas siis saadab teid ennast väga hea rahaenergia või on siis võimalik, et tuleb teie ellu mingi inimene, kellel on siis hästi stabiilne ja turvaline energia.
veevalajad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis iganädalas suhted armastusvideo ja teisi hüvesid, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti. Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ja kes soovib siis iganädalas suhted armastusvideo ja teisi hüvesid, siis kindlasti liituge ka Kuutaro peregrupiga ning vaatame siis üle, mida lähitulevik näitab teile. Üldenergia kaardina tuleb kaladele välja karikate 8. Karikate 8 on siis raske olukorra selja taha jätmine, eluga edasi liikumine. See on justkui nagu siuke eluunistuse või mõtte poole nagu liikumine. Et võib siin tähendada siis seda, et on siin minevikus olnud mingeid halbu asju, aga olete siis juba ilmselt selle nagu selja taha jätnud ja liigute nüüd justkui siis õiges suunas. Järgmise kaardina tuleb välja sauade 5. Sauade 5 on konfliktide, tülide kaart, võib siin tähendada pisikesi tagasilööke või ärritavaid sündmusi, võitlemise, võistlemise kaart. Muidugi kellegi jaoks võib tähendada siin nagu mingit enese arendamist, et see on siuke hästi aktiivne kaart sauade puhul siis, aga kindlasti tasub nagu ettevaatlik ka olla, et võib tähendada siin mingeid negatiivseid inimesi, kes norivad tüli või otsivad tüli siis või annavad nagu negatiivset energiat välja, et tasub negatiivseid energiaid siin vältida. Järgmise kaardina tuleb aga kohtukaart ja kohtukaart on siis tegelike tõdede kaart ja see kaart räägib minevikust lahti laskmisest. Et ütlebki siis see kaart, et kui siin on nagu mineviku mingid olukorrad, milles ei ole olnud veel nagu lahendust või selgust, et siis peaksid need selgused või lahendused tulema või avastate siin ise midagi ka nagu, see on niisugune hästi spirituaalne kaart, et võite ka ise järsku jõuda mingile selgusele ja tänu sellele selgusele siis saate lahti lasta mingist mineviku olukorrast või sündmusest. Et kindlasti siis selguste aeg on teie jaoks tulemas siin kalad. Järgmise kaardina tuleb välja ka müntide kuningas ja müntide kuningas on siis selline hästi stabiilne ja turvaline kaart. Näitab ta usaldusväärset inimest, hästi ettevõtlik, sihikindel, eks ju. Ja on siin nagu võimalus see, et kas võib see olla nagu teie energia, et võite siin saavutada selle energia peale neid selgusi, aga on ka siis võimalus, et see võib olla nagu siuke mingi austaja või partneri energia, et võimalusi on mitmeid. Muidugi võib ta tähendada mingit sõpra või siin lähedast inimest, aga igal juhul mingi siuke ettevõtliku inimese energia siia tekkis. Järgmise kaardina tuleb välja aga mõõkade 6. Ja mõõkade 6 on siis justkui selline ka nagu uue alguse poole liikuv kaart, mis siis räägib samamoodi taastumisest ja mingite raskuste ületamisest. Et terve see esimene rida tegelikult on siuke nagu minevikuga seotud energia, et siin justkui tundub, et kaladel on olnud mingi hästi raske periood siis nagu selja taga, aga samas jällegi mõõkade 6 ütleb seda, et peaksite suhtuma positiivsemalt, et tegelikult asjad võiksid olla palju hullemad, kui nad on või olid, et peate siin lihtsalt suhtuma positiivselt ja proovima liikuda siis edasi, et muidugi mõõkade 6 näitab siin mingeid uusi algusi, et see on uute alguste ja uute võimaluste kaart ja kaart siis ütlebki, et mida positiivsemad ise olete, seda positiivsemad on ka olukorrad, mis teie teele satuvad. Ja viimase kaardina tuleb siit välja ka karikate paas ja karikate paas on siis selline intuitsioonikaart. Võib see kaart tähendada häid uudiseid, see on siuke ka natukene romantiliste energiate kaart. Mingil määral siis paasid võivad tähendada ka nooremapoolseid austajaid, eks ju, et võib see olla ka siuke nooremapoolse flirtiva austaja kaart. Aga igal juhul siuksed värsked uued energiat, et väga palju siin siis kalade lugemises käib läbi siuke nagu mineviku energia, et kindlasti peate siin siis tegelema, et lasta lahti mingitest mineviku olukordadest ja sündmustest ja läbi selle siis jõuate lahendusteni. Kindlasti peab siin vältima nii-öelda negatiivseid inimesi, tülisid ja on siis ka võimalus austaja jaoks kalad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, jälgige mind Instagramis ning kes soovib näha siis ka suhted armastus iganädalast video ja saada muid hüvesid, liituge ka kindlasti Kuutaro peregrupiga. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.